Tere vaatama Trinity äriõiguse töögrupi neljapäevast nõuannet. Täna mõtlesin teile rääkida sellest, millist infot saab minu kohta ning millist infot saan mina teiste ettevõtjate kohta äriregistrist. Ma usun, et me kõik teame seda, et äriregistrist on võimalik kätte saada nii viimase kui ka varasemate aastate majandusaasta aruandeid. Aga lisaks saab sealt leida infot ettevõtte juhatuse, nõukogu ja osanike või aktsionäride kohta. Hea on teada seda, et valides ajaloolised üld- ja isikuandmed saab siit kätte ka info ajalooliste osanike, aktsionäride ja näiteks nõukogu liikmete kohta. Teada tasub ka seda, et kui tegemist on aktsiaseltsiga või siis osaühinguga, mille osad on registreeritud EVK-s, siis näitab äriregister ainult neid osanike aktsionäre, kelle osaluse suurus ületab 10%. Lisaks näeme äriregistrist alati kõikvõimalikke ühinemise, jagunemise kandeid ja muid kandeid, mida selle ühinguga on tehtud, ning nii kehtivat kui varasemaid põhikirju. Uue asjana näeme nüüd juba aasta aega ka tegelikke kasusaajaid, kui ühing on need peatanud. Aga ehk kõige suuremaks uudiseks või asi, mida paljud ei tea, on see, et kõik dokumendid, mida te esitate äriregistrile, on need siis mingisugused osanike otsused, koosolekute protokollid ja mingid muud sellised dokumendid, nagu ka näiteks ühinemis- või jagunemislepingud, saab samamoodi äriregistrist kätte, valides äritoimiku dokumendid. Iga dokument maksab 2 eurot, siis on võimalik sealt kätte saada näiteks üldkoosoleku protokoll. Ja see on ka üks põhjus, miks me alati soovitame üldkoosolekul tehtud otsuste kohta kannete tegemisel esitada äriregistrile väljavõtte sellest protokollist, mitte tervet protokolli, sest muidu saavad kõik otsused avalikuks. Aitäh, et vaatasite äriõiguse töögrupi neljapäevast nõuannet, kohtume jälle!